Tere, mina olen õpetaja Allan ja läheme edasi oma retsepti kujundamise video siis teise osaga. Oleme siis jõudnud nii kaugele, et meil on olemas retsept, mille me välja valisime, pilt sinna juurde ja link allikale. Oleme paigutanud need osad, pealkiri, kirjeldus ja valmistamise juhised ja koostisosad siia tabelisse. Tabeli servad me raamime, peitsime ära siin, aga me võime selle tagasi panna, et oleks näha, mis meil siin on, et selline tabel on meil siin. Ja nüüd selle tunni või video eesmärk on siis teha see ilusaks, kujundada, lisada värvid, lisada fondid ja selle käigus me siis vaatame, kuidas teksti saab kujundada, kuidas teksti värve ja kuju muuta. Vaatame, mida me saame piltidega teha, kuidas neid teksti taha või ette panna või kõrvale ja kuidas tabelit kujundada, vormindada tabeliservad, tabelilahtrid, taustavärvid ja nii edasi. Nii et hakkame pihta. Alustame siis tekstist, et kuidas teksti kujundada. Selleks, et üldse midagi teha, me peame valima midagi ära, selektima. Ja seda me saame teha näiteks hiirega, lohistades. Niimoodi on terve lahter valitud, niimoodi on mingi osa tekstist valitud. Võime ka topeltklikki teha, siis ta valib ühe sõna ära. Või kolmekordsega siis terve lause või lahtri. Sama asja saab teha siis, kui hoiame klaviatuuri pealt shift alla, liigutame nooli. Saame ka valida tekst ära ja siis seda muuta, näiteks seda boldi või paksuks tegemise asja me siin vaatasime juba. Klaviatuurilt siis kiirklahvid Ctrl B, I ja U on selline B, I ja U, need on klassika. Kõige primitiivsemad, lihtsamad ja levinumad viisid, kuidas teksti siis kujundada. Näiteks valin selle lahtri ära, vajutan Ctrl B, võtab selle paksu asja maha, panen peale, Ctrl I-ga teeb kursiivi, B-ga võtta maha, see on nüüd kursiiv ilma boldita, Ctrl U, underline, Ctrl B-ga näed, siin on nüüd kõik kolm valitud. Nii, see on klassika teksti värvi, me saame siit valida. Ja teksti suurus on siin mingites numbrites, pikslites saame, ikka ta peab olema valitud, kui ma nagu klõpsen siia kuskile, siis ta ei muuda meil teksti suurust, et tuleb kõik ära valida ja siis muuta või siit valida numbriga, pumm, oi, ja läks natuke suureks. Üks olulisemaid asju siis on font teksti juures, et Google Docsis on ka mingi terve rida siis erinevaid fonte siin ja neil on veel mingisugused omad alamvalikud siin, et siin on ka nagu kerge, tavaline, keskmine näiteks sellel fondil. Ühesõnaga siin on väga erinevaid variante, saad siis oma teemast või maitsest lähtuvalt siis valida endale siia fondi. No sellised käekirjalised fondid on nagu efektsed, aga ei ole eriti hea loetavusega. Nii, no mis me võiks siia valida? Võtamegi äkki siit selle fondi. Ja mõnede fontidega siis saab siin kombineerida neid bold'e ja italikud ka, mõnedega ei pruugi saada. Nii, ja teksti joondust me ka natukene eelmises osas juba vaatasime. Joonduse jaoks ei ole nüüd vaja kuidagi midagi siin selektida, et joondus kehtib selle ühe lõigu kohta, kus me parasjagu oleme. Et saame joondada paremale, vasakule, keskele. Kui ma tahan nagu kogu selle teksti joondust muuta, et siis ma pean ta kõik valima. Ja selle teksti peal me näeme ka seda varianti, kus on siis kõik servad sirged, mõlemad vasak ja parem serv. Et seda kasutame näiteks referaadi puhul. Ja teksti osas ongi enam-vähem kõik. Oma päevast kirjutades me kasutasime ka stiile ja kui me hakkame siin millelgi referaati tegema, siis me tahame neid jälle kasutada. Selliste plakatite või ühekordsete selliste kujunduste juures pigem see stiili kasutamine võib-olla ei ole nii praktiline. Ajame täna ilma nendeta läbi, et kasutame fonti, kirja suurust, bold, italic, underline kui vaja, teksti värv ja siit saame veel joondust muuta. Teksti puhul, siit on paremini näha. Võtame siit sellise lõigu, või siin on 3 lõiku ja rea ja lõigu vahed. Valime näiteks siit lisalõigu järele tühik või lisalõigu ette tühik, väga palju vahet ei ole. Et siis ta eristab meil neid lõike siin, pikemaid lõike. Nende loendite puhul kehtib see samamoodi, et võime panna siit lisa vahed ja siis ta võtab rohkem ruumi meil siin, näed, juba läks nii pikaks, et ei mahu lehel ära. Ma pigem võtaks selle praegu ära.
eemalda. Aga siin nagu jätaks. Mis me veel saame teha? Loendeid me vaatasime. Kontrollloend, mis siis paneb siia need kastikesed ette ja me saame neid siin siis klikkida. Näiteks kui sa teed endale mingi shopping listi telefoni ja lähed poodi või hakata retsepti järgi toitu valmistama ja siis saad kohe panna, et mis koostisosad sa oled kapist välja võtnud või mis sa oled juba potti pannud. Siis on siin olemas täpploend. Siin on erinevaid variante täpploendist ja numbriloend. Nii, ma jääks praegu nende asjade puhul siin koostisosade puhul täpploendi juurde. Nii, vaatame üle, mis me selle pildiga saame teha. Selle pildi või mõne teise pildiga. Kui ma siia klõpsan, siis on siin kohe näha, et on mingisugused mingid kangikesed, mida saab sikutada. Niimoodi moonutab seda pilti. Teeme undo, seda me ei taha. Ei taha teda moonutada, et pigem siis nurgast on ju, et siis ta muutub suuremaks ja väiksemaks proportsionaalselt. Kui me tahame nüüd siit kõrgust või laiust muuta niimoodi, et mitte pilti moonutada, siis me peaks kasutama seda lõikamise tööriista, inglise keeles crop. Ja näiteks ma lõikan siit ta selliseks kitsamaks. Vajutame uuesti siia ja näed, tuli selline kitsas pilt. Ja kui me seda nüüd siin suuremaks teeme, siis me saame sellise pildi, mis katab meil suurema ala ära. See on üks variant, kuidas pilti siia paigutada. Topeltklõps ja me saame seda siin kohendada või liigutada seda pilti siin sees, valida mingisugune parem lõik sellest pildist. Mul pigem meeldis niimoodi. Pildi puhul hästi oluline on veel need asjad siin. See on siis teksti murdmine. Ja siin on valikud siis, et kas ta on reasisene või on tekst on pildi kõrval täisulatuses või ta on igatepidi ridade vahel või on teksti taga või on teksti ees. No selles lahtris meil siin pole mingisugust teksti, aga ma lähen võtan ühe teise pildi sealt retseptist. Nii, ma panen selle pildi siia. Siin on näha, et ta on nüüd reasisene, et siit tuleb viimane rida ja pilt jääb sinna. Kui ma panen ta selliseks, et tekst läheb sealt ümbert, siis läheb rahulikult tekst siit mööda ja kui ma panen ta niimoodi, et ta on nagu ridade vahel, siis ta jääb konkreetselt ridade vahele. Panen pildi teksti taha ja kui ma panen ta ette, siis ma saan teda liigutada siin nii kuidas ma tahan, tekst jookseb sealt kuskilt tagant üldse. Aga vaatame, mida me pildiga veel saame teha, et oli siin siis see teksti murdmine või mähkimine, sõltub siis, kuidas seda nimetatakse. Siin saab veel pöörata pilti. Ja kui me vaatame siia paremale või võtame siit kõik kujutise valikud, et siin me saame siis ka suurust muuta, sama mis nendest nurkadest pöörata, nagu sellest kangist on ju, siis teksti murdmise valikud on siin olemas, ülevärvimine, saab mingeid efekte panna ja kohandused saame muuta läbipaistvaks ja eredust muuta natukene sinna tänna ja kontrastsust lehtest. Nii, ja asendustekst saab siia nendele inimestele, kes kasutavad ekraani lugerit, kes ei näe või nägemispuudega, et kui nad avavad mingi sellise dokumendi, et siis neile loetakse ette see tekst siit. Ja siin on veel mingisuguseid täpsemaid valikuid, saame pildile panna pealkirjaga. Nii palju siis piltidest. Võtame, mis me saame siis tabeliga veel teha. Tabeli raami paksust ja värvi me juba muutsime. Võtame seda korra veel. Võtame siit näiteks ma jään Shift L ja ma saan valida mingi lõigu siit ja kasutada neid nuppe. Näiteks äärelaius, 0 punkti, siit on kadunud on. Kui me tahame kogu tabelilt need raamid saada ära, siis ma selektin siit kõik ära, parem klikk tabeli valikud ja paneme siit 0. Ja nüüd oleks vaja siis hakata kuidagi eristama neid sektsioone erinevaid siis elemente siin. Me saame seda teha näiteks siin nende joontega. Jälle ma hoian Shift L, valin selle teise joone ka ja võin panna siit näiteks, et paneme siia punktiiri ja
ma ei tea, 1 punkt näiteks, saame niimoodi kujundada. 1 punkt, ma ei tea, stiil on ju, aga võime ka näiteks tausta ära värvida. Lahtri taustavärv ja mis võiks sobida aprikoosidega, valime siukse aprikoosi värvi siit ja must võib-olla ei ole kõige parem siin, et valime siit näiteks valge, näiteks aprikoosidega hommikupuder, kirjeldus, siia vahele võime tõesti võib-olla panna mingisuguse punktiirjoone või mingi muu joone. Seda joone värvi saame ka siit muuta, võime ka panna oranžiks ja näiteks koostisosade tausta me võiksime panna joone asemel ka kuidagi mingi värviga. Aga ärme nii tumedat oranži paneme. Natuke heledama oranži ja näiteks siin samamoodi sellele. Huvitav, kas me siin võiksime siis selle fondiga ära muuta ja panna ta boldiks ta on, aga paneme ta suuremaks siis natukene, et ta torkaks rohkem silma. Nii, vaatame, mis ta tuli. Siin on 14 on sama suur. Ja bold on ka. Põhimõtteliselt me võime teksti värviga mängida, aga ei pea. Et võime panna sellise tumedama oranži näiteks või sobib natukene paremini siia selle musta asemele. Need samamoodi tegelikult võiks panna siia siis midagi sellist. Ja tegelikult me võiks kogu selle teksti värvi siis ära muuta. Näiteks nii. Siit saame natuke ruumi kokku hoida. Selle lahtri hakkab looma on ju. Siia võiks panna mingisuguse joone vahele näiteks. Valime siit äärise ära ja vaatame, paneme ühe punkti, mis ta siis teeb. Võiksime selle äärisele panna mingi värvi ka. Värvi ja stiili. Ja paneme ikkagi joone ja 1,5. Natuke liiga tume. Võime panna selle tausta ka tegelikult ikkagi. Et see nüüd on sinu maitse küsimus, kui värviliseks ja triibuliseks sa seda tahad. Et kui nüüd sulle tundub, et see võiks olla valmis, et sa oled joonduste asjadega siin rahul, me võime proovida ka korraks, kuidas see keskel on. Näiteks midagi sellist. Ka pigem ma jätaks nad sinna. Et lahtri sees siis nende kauguse äärest on ja saad mängida siin nendega. Ja teksti puhul saab siit ära võtta, näiteks panna ühekordseks reavahe. Et sellist väikest peenhäälestust saab siin teha. Ja kui sa nüüd oled sellega rahul, tundub, et sobib. Vaatame, kas me selle pildiga võiksime ka midagi veel teha, näiteks veel kitsamaks. Kui kitsaks me peaks seda tegema, et ta meil võtaks rohkem ruumi ära siin. No nii. No nüüd on nagu päris juba. Ühesõnaga, kui sa nüüd eelmine kord veel seda ära ei jaganud, on ju, siis igaks juhuks vaata üle, et sul on siin igaüks, kellel on link ja siit
kommenteeri ja kopeeri link, kui sa pole veel seda teinud ja saada siis uuesti õpetajale. Kui sa oled juba lingi saatnud talle ja ei ole vaja kuhugi teise kohta seda saata, et siis ei ole vaja uuesti saata, sest see link uueneb automaatselt. Ja nüüd ülesanne ka sulle, et leia ise retsept või kui sa eelmises osas juba leidsid ja panid siia tabelisse, siis kujunda nüüd oma maitse järgi, oma värvidega, oma fontidega ja jõudu tööle!